Nüüd tasub hakata oma matkasaapaid korda seadma, sest seekord sõidame praamiga Kooso saarele ja võtame seal ette mitu matkarada. Ööbime kohas, mis ühendab luksuse ja kohaliku võlu. Matkame kõige lahedamates paikades, uurime koopaid ja laseme droonil taevast trikke teha. Kui sool tundub sulle praegu igav, siis oota, kuni näed soola välju. Need on nii uhked, et isegi soolatops tunneks ennast tõeliselt alaväärsena. Liitu meiega, sest Kooso saar ootab. Tere tulemast! Sa oled just sattunud meie 2024. aasta reisivlogile, kus me perega avastasime Maltat ja selle väikest sõpra Kooso saart. Järgmistes osades näitame, mida kõike vahvat perega Maltal teha saab ja selgitame, kas see tagurpidi liiklus tõesti paneb närvid proovile või on see lihtsalt osa seiklusest. Keera end mugavalt sisse, haara snäkid ja lase end turvakontrolli vahele jättes Maltale lennutada. Kui lähed Maltale ja kahtled, kas üldse külastada Kooso saart, siis ära kahtle. Meie perele läks autoreis edasi-tagasi maksma veidi üle 20 euro ja etteruttavalt võin öelda, et kui veel kunagi Maltale tagasi läheme, siis kindlasti veedame vähemalt pool ajast Koosol. Nii väga see saar meile meeldis. Malta koosneb tegelikult 3 suuremast saarest. Malta saar, Kooso saar ja väike Camino. Caminol me küll ei käinud, kuid praamiga Koosole sõites möödute ka Caminost ja sealsed koopad ja kivine rannik väärivad kindlasti laevatekile tulemist. Esimene koht, kuhu soovin teid viia, on üks kuulsamaid randu Koosol ja selleks on Ramla Bay. Eelkõige on Ramla Bay kuulusust punase liiva ja sinise vee tõttu, kuid siin on ka palju muud huvitavat, aga kõigest juba järjekorras. Lahe on see, et enamikes Malta randades saab rentida päikesevarjusid ja Ramla Bay varjudest maksime vaid 5 eurot 3 tunni eest. So, we are here with Justin. He's a volunteer in an organization that protects wild turtles. Maybe Justin can tell about what you are doing right here. Okay, so I'm a volunteer for an organization called Nature Trust Malta. And basically we're here to babysit turtle nests. Mm-hmm. Turtles, sea turtles, especially the loggerhead turtle, are endangered and they need our help essentially. And Nature Trust, I think 4 or 5 years ago, started to monitor the beaches. And as soon as a nest was identified, they would set up and put an enclosure around it to help protect it, to give it its best chance for the turtles to hatch and go into the sea. So basically, it's totally volunteer run, and we just come and make sure that the nests are safe, no one's interfering with the nests, and we also just here to answer questions from the public. Yeah, you're spreading the knowledge. Spreading the knowledge, yeah. Exactly. And there are 3 nests in here, and in each nest there can be how many eggs? Yeah, so each nest has approximately between 50 and 100 eggs. Okay. And these 2 nests directly behind it are from the same mother. Mm-hmm. And the first nests, we're not sure, but yeah. So basically, the same mother can have multiple nests, and we think that this mother really likes this beach because she's already come here twice. Okay. Have you done counting? What do you think? How many turtles have you saved? Turtles have we saved? That's a good question. Yeah. Because the survival rate is so low, mm-hmm. Probably not as high as you would think, but every turtle counts because they're endangered. Any turtle we can get into the sea gives another potential chance that they come back in 25 years, mm-hmm. and lay more eggs. Okay. So
And this is the beach in Gozo where the turtles hatch, basically. Are there any other beaches, or is this the base? In Gozo, this is the primary beach because of the sand. The sand is so lovely for the turtles. They can dig a hole. Some of the other beaches are, the sand is a little too coarse, so they can't dig. Okay. They need to find a beach where they can at least dig down between 50 centimeters to a meter, and then so they can lay their eggs. Okay. So a turtle that comes to a beach where they don't have nice sand usually leaves and they don't finish nesting. Okay, I want to shake your hand. Thanks. I hope that the job will we hope they all get to the sea this year. Yeah, exactly. Should be 300, hopefully. Cool. You're doing a good job. Thank you. Thank you for the interview. Thank you. Ramla Bay punasel liival jalutamine ja väikeste kilpkonnade pesade uurimine oli küll tore, kuid sellel rannal oli veel üks üllatus varuks. Pealegi drooniga lennata sellise tuulega ju ei saanud ja mul oli ikkagi kange tahtmine ka randa kõrgemalt imetleda. Ega siin Maltal ja Gozo saarel on matkata üsna keeruline, eriti siis augustikuus, sest sooja on nii 40 kraadi. Aga praegu siin Ramla Beachis on siis üsna tuuline ilm, ujuda nagu nii ei saa. Jätsin pere liivalosse ehitama ja mõtlesin ise, et lähen siis väiksele matkale, mis peaks kestma umbes 45 minutit. Ja miks ta nii kaua kestab, on see, et ta läheb üsna sirgelt mäest ülesse. Ega ma siin eriti teile mingit juttu rohkem rääkida ei saa, sellepärast, et tuul on tugev ja leidsin praegust ühe siukse natukene vaiksema koha. Aga üritan teile näidata siis matkavaateid ja põnevaid taimi teelt. Nii et lähme koos. Ahaa, sihiks on siis Talmixta Cave. Ehk peaks olema siuke laheda merevaatega koobas. Kas olete Eesti kaubandusvõrgust ostnud kaktusvilju? Sellel matkarajal võis neid korjata kohe tee äärest. Sellises leitsakus matkamine on üsna hea võhma proovile panek. Kui enamus ajast sai ikkagi jalutada mööda kergelt tõusvat matkarada, siis viimased 100 meetrit tuli teha pea kalju ronimist, kuid kõik see oli kindlasti koopast avanevat vaadet väärt. Kui olin koopast tagasi alla roninud, siis viskasin veel viimase pilgu punase liivaga rannale ja lubasin endale kohalikus rannabaaris ühe korraliku külma õlle. Kusjuures selle baari kohta on ka Leenul midagi öelda. Aitäh! See on nii lapp koht, see on nii maitsepott. Holy shit, kus see Eestis saad rannad? Kuid nüüd oli aeg sättida ennast meie Airbnb-sse. See majutus asub Kaala linnas ja on tõeline maasikas kõigile sootsa külalistemaja otsijaile, sest ööseles vinges basseiniga autentses toas maksis meie perele vaid 60 €. See oli tõesti õdus koht. Kuigi magasime kõik ühes toas, siis kuna oleme muidu harjunud reisima oma minihaagisega, siis tundus see tuba meile kui pallisaal ja basseini armastasid meie lapsed nii väga, et siiamaani meenutavad seda õhina ja igatsusega hääles. Sen kun et nestani kul sekonda nära giornata nduma nafsen si aristrit faineja sifte melodia uktebta bitbesima firima sen semi
Suuremale seltskonnale leidub sealses külaliste majas ka õdus ühise olemise ruum ja tänaval on nii palju ägedaid ja soodsaid restorane või baare, et igav ei tohiks küll kellelegi hakata. Maltalased ise armastavad öelda, et Gozo on saar, kus aeg liigub veidi aeglasemalt kui mujal Maltal. Ka väikeses Scala linnakeses oli nii. Oli tavaline, et auto peatus keset tänavat, juht rääkis veidi akna kaudu sõbraga juttu ja siis sõitis jälle edasi. Kui nüüd rääkida jälle toidust, siis parim asi, mida Maltal proovida, on jänes. Ning kui rääkida täpsemalt Gozost, siis nemad teevad eriti tuusa jänese hautist. Selle proovisin ära ka mina ja tuleb tunnistada, et ei tulnud ka pettuda. Kihvt on see, et lapsi armastatakse Maltal väga. Alati räägiti lastega kui tavaliste inimestega ja neile anti samuti menüüd ja ei eeldatud, et nad söövad vaid friikaid ja lihapalle. Tihti peale püüti lastele pakkuda ka tegevust, et pered saaksid kauem restoranis nautida ja ei olnud ka see tänavaresto selles suhtes erand. Siis rahe toidu ajal valminud meistriteosed. Konn, kaelkirjak, flamingo ja delfiin. Väga ilus rahe. Tubli tüdruk. Kihvt on see, et Maltal on ikkagi üsna palju Itaalia mõjutusi, ehk külm limoncello, mis on minu suur lemmik, on ka siinsetes restoranides igal pool saadaval. Koduteel põikasime läbi ka ühest päris erilisest art lounge'ist, mida pidasid ema ja poeg ja sellist baari juba Eestist ei leia. Järgmisena põrutasime Kveeni lahe ja soolaväljade juurde. Kveeni laht on tuntud hea sukeldumise ja snorgeldamise kohana. Siin on väga ägedad lubjakivi kaljud ja matkarajad ja siinne rannajoon on kaetud soolabasseinidega umbes 3 kilomeetri ulatuses. Siin tasub kahtlemata väike jalutuskäik teha, sest kohalikud kivimoodustised väärivad kindlasti uurimist. Storbi un te la schiena Halaita ta tarbija Lil-ħajja donna bdiet Sertarani għanda klient Jitfit mal-mura ta' kull fil-ħodu Nħares fajnik u dejja jirtodu Nimxu l-modija fejn ninsaw kullu ġej Se nkun qed nistenni Kull sekonda nara ġurnata ndur ma nafsen sija Ħaristit fajnejja Sift il-melodija U ktibta bil-bissima Fir-rima sen semmi Ħatkun taf kem sit naħseb fi Jana na jana hey Ħatkun taf kem sit naħseb fi Jana na jana hey Ħatkun taf kem sit naħseb This is we brush it with the big brushes here. And we put it in the middle like a small hill. Yeah. And then this is my dad. Before my grandpa used to work here. Then we put it with the pen and the brush in a bucket. It's very hard work, And then we carry it To the cave. to the cave directly, so it dries in the cave. It stays, this is how we carry it, like a balance. Okay. 35 kilos on each side. Last year we went to Slovenia to the Piran city. Do you know the place? There's also salt fields, but they are like a big fields on shallow water. All right, I went to Slovenia, but I didn't go to there. They tell me about them, they are like big ones. Yeah, exactly. And then we dry it here, and the oil comes out. This oil is used for the skin, as I told you, marks, operations, scars. Okay. And then we refill the pans from the big reservoirs, the big pools. The water has to stay in the big pool for 7 days. And then that water, which is called salmura, it's a bit saltier, more saltier than the sea, is transferred to the small pans.
this Almura from this big reservoir, and then we have the salt and we start brushing. And all these caves that are here, there are like owned already long time. Yes. Yes. Because I saw up there was a really old man sitting in the cave. Yeah. It's been, these are in our families for many years. Yeah, okay. Because these were passed from my grandfather to grandfather and so on. Okay. They were done by hand. You can see the wall. Some of it fell, but some of the wall here, there are the marks that they use, you know, to dig the cave. So this was all done by the hand. My grandpa used to work only in the salts. So he didn't have any other jobs. His full-time job was like a farmer, you know, in the salt. Kindlasti vaadake ka selle soolafarmi sotsmeediat, mille lisan siia video alla. Nad saadavad oma soola ja raviõli üle maailma ja muidugi ka Eestisse. Meil aga oli aeg ette võtta uus siht ja järgmisena põrutasime vaatama Wild il Miela Window võimast lubjakivist kaart. Teed kaareni olid üsna halvad, kuid kui tuled Koosole ja seda loodusimet ei vaata, siis meie arvates oled küll paljust ilma jäänud. Tegu on nii võimsa ja muljet avaldava looduse meistritööga, et sõnadesse seda panna lihtsalt ei ole võimalik. لليون نزل الماجير وكان الفابور ما مش خين متلوف بكنالا اتروف سرنيش هنشالو موت مادية شخنا البو بالمستخية عم ملمها بوبعدية شانس بيهد بالسلي لا 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 لا. Et kui te küsite, et kuidas on sõita siis vasakpoolses liikluses, siis ütleme nii, et esimene kord, kui ma sõitsin tagurpidi ringteele, siis see oli küll üsna siuke kehaväline kogemus. Aga nüüd, kui ma olen sõitnud juba selline 1,5 nädalat, siis on see üsna loogiline. Tegelikult oligi ju Napoli on see, kes osades riikides selle liikluse tagurpidi muutis, et vasakpoolne liiklus oligi alguses nagu õige asi. Ja parem ka reegel ja kõik on vasakpoolses liikluses tegelikult loogilisem. Et mis siin veel on see, et ma rihma panen kogu aeg vasaku käega peale. Ja tuleb tunnistada, et alguses, kui ma hakkasin sõitma, siis esimesed päevad ajas veits nagu see ebaloogilisus natuke iiveldama isegi. Aga nüüd on kõik jumala fine, et täitsa huvitav oleks teada, et kui ma nüüd Eestisse tagasi läheme, et kuidas siis sõitma hakkamine on, et kas lähen ka alguses vasakule poole teed või sõidan ikka nii, nagu peab. Aga kokkuvõttes jah, et karta ei tasu. Võib võtta küll auto ja eriti hea on muidugi, kui tulla alguses võib-olla kohe Kooso saarel või kuhugi sellisesse kohta, kus on nagu rahulikum liiklus. Et meie seal Sant Julianis on veits siuke hullus toimub, et seal on äkki isegi sellel, kes on kogenud sõitja, siis ei ole võib-olla kõige mugavam, aga siin Koosol on küll väga rahulik liiklus. Nii et jah, karta ei ole vaja. Viimase asjana Koosol soovin teid viia kohta, kus oli varem lausa 3 vaatamisväärsust. Inland Sea Dive Site, Blue Hole ja Azure Window, mis on tuntud ka Game of Thrones seriaalist. Kahjuks viimane vajus 2017. aastal kokku, kuid räägin teile siis järele jäänud 2. Blue Hole on umbes 15 meetrit sügav ja see on sukeldujate paradiis. Kahjuks oli sellel päeval tugev tuul ja meie sinna ujuma ei pääsenud. Küll aga on kindel koht Inland Sea Dive Site, mida tuuline ilm ei mõjuta. Aga enne sinna minekut tasub kindlasti läbi põigata sealsest teeäärsest restost. Vaadake, kuidas maltalased teenindavad lapsi ja kui õnnelikud lapsed seejuures on.
Loodan, et seda videot vaatab mõni Eesti kohviku omanik, sest meil on maltakatelt ikka palju õppida. Inland Sea Dive Site on üks ikoonilisemaid sukelduskohti Gozo saare lääne osas. See on ideaalne nii algajatele kui ka kogenenud sukeldujatele. Sukeldumispaik pakub unikaalseid vaateid nii vee all kui ka maa peal. Meie käisime siin lihtsalt snorgeldamas, kuid kui oled päris sukelduja, siis siinses tunnelis ja selle ümbruses elutseb mitmeid kalaliike, nagu tuunikalad, barakuudad, näha võib 8 jalgu ja tunneli seintel on kauneid koralle ja käsnasid. Samas, tunnelisse sisenedes tasub kindlasti olla ettevaatlik. Päris lahe on see, et siin tunneli juures, mõnus nina hääle mul on ju, et siin tunneli juures on suur kivi, suur kivi, kus peal saab seista. Aga siit kivist edasi ei tohi minna, sest siis lained viivad su Vahemerre ära ja sealt tagasi enam ei tule. Et eile oli üks mees läinud siit kivist üle ja teda rohkem nähtud ei ole. Et tõsine värk, aga siia selle läbiviigu alguseni on täitsa okei tulla, et siin lapsed ka ujuvad siin ees, et põhiline on see, et sisse ei läheks. Kiiresti tasus tulla. Enne kui meie reisi kokku võtan, siis tasun ära veel paar ununenud võlga. Kui Gozolt Malta saarele naassime, siis käisime veel sellises kohas nagu Blue Grotto. Seda elevandikujulist kaart saab vaadata nii paadireisile minnes merelt kui ka ülevalt vaateplatvormilt. Meie kasutasime viimast võimalust ja ei tulnud kahetseda. Sealsel platvormil oli ka mees pistrikuga, kuid tegu ei olnud mingi tavalise turisti meelitusega, vaid tema kogus raha jahipistrikute tarbeks ja lasi lindudel kuuma päikese käes olla vaid maksimaalselt 2 tundi päevas. Jahipistrikud on Malta lauses linnud ja nende eest hoolitsetakse väga. Viimane koht, mida Malta saarel teile näitan, on Aarlapsi rand. See on suurepärane rand neile, kes tahavad lastele sukeldumist õpetada. Vesi on rahulik ja paksult täis erinevaid värvilisi kalu. Mirdiga ujusime siinses lahes hoopis mitu tundi. Siiski soovitan kindlasti kanda igal pool Maltal meres ujudes ujumisjalanõusid, sest Malta vetes on ka mõned mürgised kalaliigid. Minu käest on mitu korda küsitud, et kas perele ei ole see pidev filmimine ja intekate tegemine tüütu. Siis vahel ikka on, aga samas, kui lapsed neid videoid pikapäevarühmas või vahel isegi koolitundides koos klassi või lasteaiarühmaga vaatavad, siis on neil küll uhkus ja õnn põues. Minu armas 8-aastane tütar Mirt viis asja isegi nii kaugele, et kirjutas ise laulu, mille panen selle video lõpetuseks ja mida ilmselt ka järgmistes perereiside videotes hakkate palju kuulma. Reisil käia saab koos sõprade ja perekonnaga. Lapsed kaasa võiksid võtta, nendega on toredam. Iga päev on lust ja lõbu laialt rõõmu täis. Soojal maal saab ujuda, kuumi kõdita varbaid. Reisil käia saab koos sõprade ja perekonnaga. Lapsed kaasa võiksid võtta, nendega on toredam. Reisil käia saab koos sõprade ja perekonnaga. Lapsed kaasa võiksid võtta, nendega on toredam. Tulge meiega kaasa, saate palju teada maadest ja reisidest. Tulge meiega